Tere, me oleme Helmi-Maria, Karmen ja Kerit. Me oleme Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi G1 õpilased. Ja see on siis meie kodanikuühiskonna projekt, mille teemaks me siis valisime sallivuse. Meie kool siis teeb hästi palju koostööd Mondoga, mis on siis üks Eesti organisatsioon, mis tegeleb globaalse ebavõrdsuse vähendamisega. Aga ma arvan, et me võime alustada. Jah, mis on siis üldse teie arvates sallivus? Sallivus on siis teisest kultuuriruumist tuleva inimese sallimine, et sa nagu ei halvusta tema vastu. See võib olla ka nagu teised mõtted on ja sul on nagu teine nagu vaatepilt vaata maailmast, et selle nagu kokkupuude vaata, kuidas sa nagu suhtledki selle inimesega ja mõistad teda. Ja, et sa kohe ei söösta oma eelarvamustega inimest siis halvustama. Sallivus võib ka olla, ta ei pea olema otseselt kohe positiivne, vaid tal on ka negatiivsed külgi. Aga jah. Enne tuleb vaata kuulata ära, mis see nagu, inimene vaata räägib. Ja siis ongi, et nagu saad tema kultuurist aru, tema nagu mõttest aru ja siis isegi kui sul nagu ei nõustu sellega, siis sa nagu oledki nagu okei, ma ei nõustu kõik, et nagu midagi rohkem ei ole. Harida ennast võimalikult nagu palju ja nagu lihtsalt olla avatud. Et ei ole kohe, et kõik on halb ja ma kritiseerin kõike, et nagu tuleb ära seedida see kõik, mis teisest maailmast tajub, et ainult üks inimene pole maailmas ja kõik pole nagu ühtemoodi. Et nagu tutvudagi inimestega, kes ei ole nagu sinu selles mullis, et olla avaram. Kuidas tunned end, kui keegi, kes on näiteks teisest rassist või usust inimene, istub sinu kõrvale? Natuke huvi on, vaatad korraks, aga siis kui nagu tema lihtsalt on näiteks oma telefonis ei tee mitte midagi nagu teistele halba, siis nagu mul on suht suva, et nagu ma teen oma asju edasi ja kõik, et rohkem. Väga palju on viimasel ajal nagu seda, et mingid turistid või midagi lihtsalt kohtab bussis kedagi, kes ei oska mingi piletit osta või lihtsalt on segases kust kuhu minna ja siis nagu aitad inimest välja ja see nagu teeb sulle ka nagu siukse parema enesetunde. Parema tunde ja nagu see ongi see, et ei olegi halvat, ei olnud hullu midagi. Eriti nagu viimasel ajal olen tähele pannud, et Tallinnas on hakanud tekkima väga palju turiste juurde või ka üldse inimesi, kes ei ole siis nagu eestlased rahvuse poolelt. Et kuidagi see on Eestis suurenenud. Ja see jätabki nagu vaata, näiteks turistidele parema mulje Eestis, et sa nagu säilitadki seda nagu head mainet. Sul nagu uued turistid tulevad ka nagu avatumad ja siis me läheme jutuga täiega küsimusest mööda muidugi, aga kui tulla selle küsimuse juurde tagasi, siis minul isiklikult ka ei ole mitte midagi kellegi vastu, et jah, ta istub mu kõrval. See võibki olla sellest, et ma olen täielik etnoinimene, et ma käin suvel etnolaagris ja ka Viljandi folgil ja ma olen täielik folginimene ja ka siis öeldi, ma olin siis tuuril ja öeldi siuke vahva lause, et me oleme pärimusmuusikud, me ei olegi normaalsed ja me ei suhtu meist erinevates inimestes nii nagu võib-olla tavaline inimene suhtub, et minu arust see võtab nagu väga hästi kokku selle, et milline ma ise olen. Aga miks see võib olla sellele inimestele ebamugav? Sellepärast, et nad ei ole harjunud, et nende enda kultuuriruum võib-olla nagu halvustanud neid inimesi, kes ei ole siis samast rahvusest. Et eestlastena eriti. See meie kultuur on nagu nii kinnine, et nagu üritatakse seda hoida ja see ongi nagu, et võõrad on lihtsalt nagu ei lasta sisse midagi sellist. Mul väga hästi meeles, kuidas ma väiksena vanaema rääkis mingeid nagu mustlaste juttu, et kuidas nemad olid oma autodega siis kuhugi nagu sinna talutee peale sisse sõitnud ja siis mingeid asju üritanud müüa või nagu varastada. Mul ei ole see jutt nagu meeles, sest ma juba nagu siukse 11-aastasena lasin need jutud nagu kõrvast mööda. Ma olin nagu mingi, mida sa ajad? See on see, et nagu
kui juba nagu vanemad ja nagu mingid lähedased inimesed on juba selle meelega, kes sa kasvad nagu selles keskkonnas nagu üles, siis see ongi, et nagu kas ma peaksin, et nagu kui sa kohtad mingit teist usku või teist rassi inimest ja ta on nagu selline tore ja nagu täiesti normaalne inimene ja sa näed seda, et selle ei olegi mingi hull asi ja aga siis see on see, et nagu kas see nagu kuidas minu pere on sellesse suhtunud, on siis vale või nagu kuidagi nagu üles kasvanud lihtsalt nagu selles nagu kinnises keskkonnas ja siis järsku nagu välja tulla sellest. Et see võib olla jah, siuke issand jumal. Et aga see võib olla see, et see ei ole võimalik, et nad neid toredad on. See on, nad on kas, see ei ole võimalik lihtsalt. Et võib-olla see suhtumine on ka siuke. Ja sa ei taha uskuda, vaata, sa oled lihtsalt oma kinnises mõttes. Ja siis kui sa väike oled, siis kõik, mis mingi vanemad ütlevad, see on nagu õige on ja midagi sellist, see on selline arvamus. Aga jah, osad inimesed on nagu nad, kui nad suuremaks saavad, nad saavad aru, et see nagu ei ole võib-olla õige, aga nagu paljud, ma arvan, nad ei mõtle selle peale nii palju ja siis jääbki selline eelarvamus vaata teistes kultuurides inimeste kohta ja teistest rassidest. Miks teie arvates inimesed ei salli üksteist? Jällegi, minu kirjutatud küsimused, aga nii raske on vastata. Ongi kultuuriruumi küsimus, sest jätkuvalt me oleme eestlased ja meie kultuuriruum, me oleme väga kinnised ja üleüldse nagu me oleme väga konservatiivsed olnud. Et sellest võibki tulla see, et kas siis kodune kasvatus või kuidagi nagu siuke, et mu sõbrad ka nagu nii-öelda rassistlikud, et ma olen siis ka. Ja see ongi nagu, kui sa ei taha nagu grupist välja jääda, siis sa pead nagu muidu sa oled üksik, mida sa teed. See ongi see grupi mentaliteet, et minu isa arvas niimoodi ja minul see sõber arvab ka niimoodi, et siis järelikult see on õige. Et ma ei tohi teistsugune olla, ma ei tohi teistmoodi mõelda, nagu kuidagi erinev olla teistest. Kuigi see ongi see sallivus-teema. Et kuidas aktsepteerida inimesi, kes arvavad teistmoodi kui meie. Ja, et sa nagu pead harjuma sellega. Seda nagu, mida suuremaks sa saad, siis seda rohkem sa puutudki kokku. Inimestega, kes ei ole sinuga täpselt samasugused. Võib-olla jah, et kui sa oled kasvanud kuskil väikses külas, kuskil Kesk-Eestis, siis on jah, et ma olen nüüd elu lõpuni siin ka tööl ja siis võib-olla jah, aga kui sa tuledki näiteks linna, siis on täiesti teine asi. Praegu üldse ka nagu see kõik, meie generatsioonil kõik see sotsiaalmeedia ja kõik see nagu mõjutab nii palju seda, et nagu sealt saabki rohkem nagu seda laiemat silmaringi just. Jah, et ja ka see, et sa kuidagi, et need teistmoodi inimesed ei jää nagu eemale, vaid nad on kogu aeg nagu sinu ümber. Aga see on ka asi, mida näiteks vanematel generatsioonidel, näiteks meie vanematel ja vanavanematel ei olnud. Et see ongi võib-olla see, et miks tihti lugu juhtub niimoodi, et mingi vanaema või keegi on siuke pigem rassistliku poolsem, siis võib-olla see tulebki sellest, et neil ei ole olnud seda kokkupuudet siis teiste inimestega. Ja, võib-olla isegi rohkem negatiivsed kokkupuuted, et Eesti ajaloo. Tulles Eesti ajaloo juurde, jah, et ega sellepärast, et me oleme nii põhjas. Et me oleme väga Euroopa põhjapoolne riik ja ka siis on see, et meil ei ole väga nagu seda kokkupuudet siis nagu, mis toimub siis lõunas. Et see on ka jäänud siukseks. Agnes Einman ütles kunagi, sallivus suurendab meie kõigi heaolu. Kas see on tõsi? Ma ütleks jah. Sest kui inimesed suudaksid üksteist sallida, siis ma arvan, et maailm oleks väga palju parem koht, sellepärast et praegu on eriti hästi palju seda, et inimesed kuidagi suhtuvad üksteisesse väga halvustavalt. Et ka nüüd kohe tuua sisse see abielu võrdsusseadus, mille vastu oli nii palju kriitikat, et isegi kui nagu need, kes vaata, sa oled heteroseksuaal ja sa ongi nagu abieluvata naise ja mehe vahel, aga see, et nagu samasoolisest abieluvata, see ei puuduta sind ju, et see nagu
sina abiellud, nemad abielluvad, kõik. Sul on nagu... Kõik on õnnelikud. See ei mõjuta sind, aga sul on ikkagi oma arvamus sellest nii tugev lihtsalt. Jah. Et see on kuidagi jäänud alati minu jaoks kuidagi siukseks. Ma lihtsalt ei saa aru sellest. Minu arust on moraalselt väga ebaeetiline. Kui sa lihtsalt sellepärast, et näiteks inimene on tal on lihtsalt teine seksuaalsus kui sul, et sa hakkad nende vastu diskrimineerima. Kuigi on see, et see ei ole ju uus asi. See on olnud läbi ajaloo kogu aeg, lihtsalt seda on peidetud. Nad ongi, et nad olid toakaaslased. Ja, et seda nagu üritatud, ajaloost nagu ära lihtsalt ei mainita seda vaata. Sest ajalugu ongi ju võitjate poole pealt. Ja tihti peale siis inimesed, kes erinesid, ei olnud need võitjad. Jah. Et aga sest nagu me enne mainisime, sest Eestis on nüüd nagu väga palju erinevaid turiste, aga ka on hästi palju siis ingliskeelne väljend siis digital nomad, kes tulevad siis välismaalt Eestisse tööle. Või et nad teevad ikkagi tööd välismaal, aga nad elavad Eestis. Et lihtsalt ongi näiteks, võimaldabki näiteks IT-tööd võimaldavad seda ju. Et järgmine küsimus ongi, et kuidas on sallivusega Eestis? Ma arvan, et see on nagu mõnede teiste riikidega nagu parem. Näiteks ongi nagu me oleme suht arenenud riik, vaata IT, et sa saadki nagu teistest riikidest inimestega rohkem nagu suhelda, sul on nagu rohkem võib-olla võimalusi ja sa nagu saadki rohkem aru, aga võib-olla noorte seas on ta tegelikult minu enda sõprusringkonnas sellega on suht hästi, kuigi ma ikka tean inimesi, kellel on nii-öelda nagu teistest rassist inimestega nagu sallimisega hästi palju probleeme. Eriti ma olen seda nagu tähele pannud nagu noormeeste seas eriti. Et ma olen saanud siukseid vastuseid nagu näiteks, et aga mind on niimoodi kasvatatud, aga kasvata ümber ennast lihtsalt. See on julm, aga tõsi. Nagu ma mõtlen, et kui need inimesed, kellel ongi probleeme sellega, et sa oled erinev ja ma ei taha sinuga rääkida, et aga kui sa paneksid ennast nende rolli, et kui sina oleksidki sa erinev inimene, keda niimoodi tõrjutakse, et kuidas sa ennast ise tunneksid selles situatsioonis. Et see võib-olla ongi see raskem pool. Aga kuulata aru saada, sa peadki nagu lihtsalt, sa pead seda pika aja, kui sa pead seda enda pead oma mõtlemist ümber muutma seda, et sa ei ole sallidki nagu teisi inimesi, et see ei ole, nad ei tee sulle midagi kalba, siis miks sa peaksid nendele tegema midagi kalba. Selles mõttes ongi, et nagu ajaga muutub kõik, et nagu varasemad generatsioonid kasvatati üles ja nii, et nagu meie oleme sellised, teised on sellised ja ongi nii. Aga nüüd on nagu... Need teised on halvad, et meie oleme need õiged. Ja, et ongi rohkem nagu siin avatud ja et mine uuri, mine nagu koge ise seda, et nagu kuidas see tegelikult on. Ma tunnengi nagu väga seda, et meie kooli fookus ongi ju demokraatia ja kuidas lahendada suuri probleeme. Et see on see, et meie koolis on see, et nagu rõhutatakse seda, et sul võib olla su oma arvamus. Ja minu arust on väga hea, et võib-olla ja ka sellepärast, et näiteks meie kooli tuleb üle kogu Harjumaa kokku õpilasi, kes näiteks ei ole Harjumaalt, et see on kuidagi olnud siuke väga suur, võib-olla minu jaoks eriti nagu kultuurishokk, sellepärast, et mina käisin ennem siia tulekut ju väikses maakoolis või nad ei olnud väga väike, aga ma käisin veel väikses sa käisid kõrval, et see ongi võib-olla olnud nagu kultuurishokk eriti mulle, sest mul on see, et nagu ma ei tea, kuidas te olete mõlemad põhikoolis käinud nagu tavapõhikoolis. Ma käisin Valdorf koolis ja seal oligi üks õpetaja oli selline nagu 70-ndates, ta oli selline nagu mõtleme omamoodi, et ta oligi, et nii, et mina olen selline, teised on sellised, temal oli selline nagu kasti mõtlemine, ütleme nii. Aga ta ei olnud nagu peale tükkiga, nagu ta ei surunud peal seda nagu
mind on lihtsalt niimoodi üles kasvatatud, et mine tee, mis tahad, mine mõtle, mis tahad ja nagu koge kõike ise. Et nagu mul ongi just nagu terve elu räägitud seda, et mul nagu pole seda kogemust eriti, et nüüd oled sina selline, teised sellised ja lugu ongi selline. No see ongi see, et sa koged sihukest nagu mõtlemist kõige rohkem nagu võib-olla mingitelt vanavanematelt. Et juba nagu minu enda vanematelt ma tunnen juba seda, et neil nagu see mõtlemine kuidagi hakkab ära kaduma. Ja et nagu näiteks mu ema ka võib-olla paar aastat tagasi ta oli rohkem nagu konservatiivse nagu on jah, aga nagu ma olen ka temaga paari nagu selliseid teemasid rääkinud, ma olen nagu suutnud võib-olla natuke ümber veenda midagi sellist, et ta nagu saab sellest rohkem aru vaata. Nagu meie saame, no tänapäeva noored siis saavad ka nagu mõjutada seda, kuidas vanemad inimesed vanema generatsioonis suhtuvad sellesse üldse. Minu arust see on ka nagu see, et see juba nagu liigub vanematele inimestele rohkem peale. Et see on nagu, et nad puutuvad iga päev aina rohkem kokku siis nende inimestega, kes ongi erinevad. Et see ei olegi lihtsalt siuke, mina nüüd elan oma väikses majakeses. Ma elus ei kohta kedagi, kes on minust erinev, vaid ka sest Eesti areneb ja siia tuleb aina rohkem ja rohkem inimesi välismaalt, siis Eesti hakkabki nagu selliseks suhteliselt kirjuks muutuma. Sest meil on turiste. Et see on niikuinii iga päev kohtad neid. Eriti Tallinnas vaata, sest nagu võib-olla, sest me käime Tallinnas koolis, siis võib-olla see ongi siuke. Me puutume rohkem kokku võib-olla teistest rahvastest inimestega. Sest tavaliselt enamus koonduvadki ju pealinna. No ega Eesti väga palju teisi linnu ei ole, kus midagi teha. Eesti on väike koht, jah. Kuidas me saaksime inimesi panna üksteist sallima või juhatada või aidata? See on, võib-olla, see on siuke raske küsimus. Et võib-olla meie otseselt ei saagi mitte midagi teha. Et nagu, esimene asi, et vaata, sa nagu ise saad teha, et sa nagu otsid informatsiooni nagu harid ennast. Jah, harid ennast, sa nagu kuulad, sa ei hakkagi kohe midagi ütlema talle halvasti. Ja sa nagu, sa nagu kuulad ära, sa mõtled ja siis sa võib-olla vastad midagi või nagu, Et sa ei pea, et meie arust ongi, et me suhtuksime kõigisse inimestesse positiivselt. Et võib-olla kuidagi nagu rohkem promoda seda, et inimesed siis hakkaksid nagu siis rohkem oma nagu silmi avama. Ja aksepteerima seda, et kõik on erinev maailma. Kõik on erinevad, mitte ükski inimene ei ole täpselt samasugune nagu näiteks keegi nende kõrval. Et meil kõigil on erinevad kogemused ja me tuleme erinevatest kohtadest. Et jah. Isegi kui sul nagu on vaata mingi halb kogemus näiteks teisest rassist inimesega, siis sa ei mõtle seda kui sa kohtad teist inimest ka sellest rassist, sul ei ole kohe nagu eelarvamust tema kohta, siis sa ei tea teda ja sa pole kunagi temaga rääkinud ja midagi selline. Ja sest tema on ka ju inimene. Ja see, mida üks inimene teeb, ei tähenda, et nüüd kõik on halvad. Vaid ikka on alati keegi, kes peab rikkuma kõigi teiste jaoks ära. Ja see on lihtsalt fakt. Aga võib-olla nagu avardada ja tuua inimesteni rohkem seda, mis nagu toimub. Kuigi see juba toimub naturaalselt. Et sellest lihtsalt ei olegi pääsu. Meie ümber on alati see ei kao täielikult. See on lihtsalt võimalus. Ja, aga pigem vaata nagu ongi nagu noorest peale, sa nagu kuskil koolides, sa nagu teedki näiteks maailmahariduse tundi, kus sa saad nagu rohkem teiste kultuuridega kokku puutuda. Ongi, nagu mis ongi näiteks osade kultuuride probleemid ja nagu mis toimub maailmas. Et nagu miks võib-olla mõned kultuurid niimoodi käituvad, et mis on enda nagu ajalugu ja enda nagu mõtteviisid ja. Jah, et see on mul kodus mõte ära praegu. Jah, mul oli mingi väga hea mõte. Igatahes tõmbame kokku, võtame asjad kokku ja
me tahaks siis tänada enda poolt ja me täname ka siis meie kooli Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumit, et meid nii lahkelt lubati siis vaheajal kooliruumidesse ja aitäh kuulamast. Aitäh.